Tere hommikut! Palju õnne! Sinule ka. Täna on meie sünnipäev. Kristliku koguduse sünnipäev. Ja meil on väga suur rõõm sellest, et ka siin Eelimis me võime kuuluda sellesse suurde Jumala rahva perekonda, mis sai alguse nelipühapäeval ja ilmselgelt ka nelipüha kogudusena. Me tegelikult ju väga hästi mõistame ja usume ja oleme veendunud selles, et nelipüha ei olnud ainult üks ajalooline sündmus kunagi 2000 aastat tagasi, vaid et nelipüha on midagi, mida Jumal tahab ja on ka andnud kiriku ajaloos erinevatel aegadel uuesti kogeda. Me näeme isegi Apostlite tegude raamatus, et see sündmus kordub teistes kohtades ja kontekstides. Korneliuse kojas, Apostlite tegude 10. peatükk räägib sellest ja sealt edasi apostlid läksid ja panid inimestele käed peale, nad said täis püha vaimu. Ja püha vaim, nii nagu pastor Oolius ütles, on täna täpselt sama võrra siin, kui ta oli siis, kui ta esimest korda siia maailma saadeti. Jeesus ütles, mina ja minu isa, meie läkitame püha vaimu. Ja ma tahan täna hommikul lugeda teiega koos. Te saate seda ka kuulata või ka jälgida oma piiblitest, kui teil need kaasas on. Aga me loeme sellest sündmusest ja see aitab meil ka uuesti nagu mõttes ka nagu sellesse sisse elada, mis sellel päeval siis õieti juhtus ja mida Jumal sellel päeval tegi. Ma paluks, et Jumala sõna austades me tõuseme veel, paneme tähele siis Apostlite tegude raamatu 2. peatüki algusest. Ja me loeme siit nõnda. Kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin. Otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga. Ma loen korra veel seda. Nad kõik täideti püha vaimuga. Ning nad hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Ja kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma muret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa muret? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibia maades Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju. Nad olid kõik jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Aamen. Aamen. Võtame istet. Milline vägev sündmus? Ja tänu sellele, millest me just siin lugesime, oleme meie jõudnud tänasesse päeva. Tänu sellele on üle maailma täna tuhandeid kirikuid, kui mitte miljoneid, ja kristlasi miljoneid ja miljardeid. Tänu selle päeva sündmusele on evangeelium Jeesusest jõudnud paljude maailma rahvasteni ja on jõudnud ka meieni. Tänu sellele sündmusele oleme meie täna siin. Tänu sellele sündmusele on siin Eelimi kirik, tänu sellele sündmusele on siin Eelimi kogudus, ja sellele sündmusele oled siin sina ja mina. Isegi kui sa võib-olla oled täna siin ja sa ennast ei määratle kristlasena või sa ei määratle ennast selle koguduse liikmena, siis Jumal nägi juba siis ette tegelikult sinu sündi ka. Ja teadis, et ühel pühapäeval
24. mail aastal 2026 sa oled siin Eelimi kirikus või vaatad seda jutlust ja kuulad seda interneti vahendusel. Sest Jumal armastab sind. Tal on plaan sinu elu jaoks, tal on plaan igaühe meie elu jaoks. Tal on plaan selle koguduse jaoks, tal on plaan selle maailma jaoks. Ja nelipüha on üks osa sellest Jumala plaanist. Nii et me ei meenuta ainult ühte ajaloolist sündmust, vaid me tähistame seda, mida Jumal tegi ja mida Jumal täna jätkuvalt oma vaimu kaudu selles maailmas teeb. See tekst nüüd, mida me lugesime, kirjeldab meile siis seda, mis sellel päeval kõik juhtus ja siin võiks väga palju erinevaid aspekte välja tuua ja rõhutada. Ma ei hakka seda täna tegema. Aga vahel ka selliseid piiblisündmusi lugedes. Ma ei tea, kuidas sa piiblit loed küll, aga mina loen piiblit nõnda, et ma nagu mõtlen ennast või ma kuidagi nagu elan ennast sellesse teksti sisse ja nendesse sündmustesse. Ja vahel ma täitsa niimoodi nagu mõttes olengi nende inimeste olukorras, kus nemad siis seal olid. Mingid väljakutsed, mingid võitlused, mingisugused lahendamata olukorrad ja siis Jumal sekkub erinevatel viisidel ja erinevatel sellistel meetoditel ja pöörab nende inimeste elu täiesti teistpidi. Ja annab nendele selles lootusetus olukorras korraga mingisuguse väljapääsu, mingisuguse lahenduse. Ja selles mõttes piibel on üks lugu inimestest. Tavalistest inimestest nagu sina ja mina, kes on elanud enne meid. Ja nüüd need inimesed, kes seal ülemises toas on, need on Jeesuse jüngrid ja seal meile öeldakse veel eelnevalt ka selles apostlite tegude 1. peatükis, et neid oli seal 120. Ühesõnaga, seal oli üks paras kamp koos ülemises toas, nad palvetasid seal, nad valisid Juudase asemel uue jüngri, eks ole, ja siis nad on seal Jeesuse korralduse kohaselt, et oodake, kuni te saate väe kõrgest. Aga kui me mõtleme korraks ennast nagu nende jüngrite olukorda, siis see oli 50 päeva tagasi, kui me tähistasime ülestõusmispüha, Jeesus ülestõusmist. 53 päeva tagasi, kui niimoodi täpselt matemaatiliselt seda öelda, siis Jeesus suri või löödi risti Golgata ristil. Ja need Jeesuse jüngrid, kes olid temaga viimased 3 aastat koos olnud, 3,5 aastat koos olnud, need jüngrid jooksevad kõik eri suundades laiali. Peetrus, tema üks lähemaid kaaslasi, salgab teda. Ja see tundus nõnda, et see Jeesuse lugu on nüüd läbi. Jüngrite vaates paistis, et see Jeesuse tegevus siin maa peal nüüd on lõppenud. Rist, haud ja asi on valmis. Ja alguses, kui nad nagu kohtuvad Jeesusega, kes ennast nendele ilmutab, siis nad on segaduses. Nad täpselt ei tea, mida sellest arvata, kuidas sellesse nüüd suhtuda, sest sellist asja, et surnu tõuseb avast üles, tegelikult inimeste maailmas ei ole võimalik. See ei ole võimalik. See oli uudis või nagu informatsioon, mis ei mahtunud nende pähe. Sest et surm on fataalne. Kui inimene sureb, siis ta maetakse maha ja sellega on temaga lõpp. Ja nüüd need teated Jeesuse ülestõusmisest ja kõik see, ühesõnaga nende peas oli üks tohutu tohuva pohu. Johannes evangeeliumi 20. peatükist me loeme siit 19. salmist ja 21. salmist. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg, see on siis ülestõusmise püha õhtu. Meie mõttes nüüd ülestõusmispüha. Tollel ajal need vaesed jüngrid olid sellest mõttest nagu väga kaugel, et siin on mingisugune ülestõusmispüha. Nad vaevalt said endaga hakkama ja vaadake, mis see tekst ütleb. Nädala esimesel päeval, kui oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus. Sest nad kartsid juute. Siis tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Ja Jeesus 21. salmis ütles neile taas,
rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Ja kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Need kartlikud ja segaduses jüngrid olid ennast hirmuga sulgenud kinnise ukse taha. Siin isegi kasutatakse kreeka keeles sellist sõna nagu phobos, foobia, sellest tuleb eestikeelne sõna ka foobia, mida me kasutame, aga põhimõtteliselt see väljendab hirmu, mis võib isegi inimese nagu atakeerida või ta sõna otseses mõttes kangestub. Ja ta on tegevusvõimetu edasi. Ta ei näe perspektiivi, ta ei näe tulevikku, ta ei näe lootust ja ta lihtsalt on kangestunud, sest et see olukord on totaalselt tema kontrolli alt väljas. Ja võib-olla sina oled selles olukorras olnud. Mingis eluhetkes, võib-olla mingis olukorras, kus sa ei ole aru saanud, mis su elus toimub ja sõna otseses mõttes see nagu kangestab sind. Ja need jüngrid ka läksid lukku seal ja panid ennast selle suletud ukse taha. Sest ausalt öeldes, pannes ennast jüngri olukorda, kui sinu nii-öelda juht või see, kelle peale sa oled vaadanud ja koos olnud, tema lüüakse nii brutaalsel kujul risti ja kõrvaldatakse. Siis mina küll mõtleks, et oot, millal nad mulle järgi tulevad. Loogiliselt, eks ole. Et nii, et selles mõttes ka see jüngrite käitumine on täiesti arusaadav, see on mõistetav ja selles mõttes siin ei ole midagi nendele ette heita, et oi, jüngrid, nüüd te olete seal, et väga halvasti teiega, ja niimoodi. See on väga inimlik. Me olemegi niimoodi loodud. Selleks, et toime tulla elu raskete sündmustega, mis meile tulevad, me nagu tõmbame ennast koomale korraks. Et edasi kesta, et uuesti ennast koguda ja siis jälle edasi minna. Nii et selles mõttes ka need jüngrid, kes seal 4 pühapäeval on ülemises toas, mõned nädalad tagasi alles, nad tegelikult elavad läbi selliseid Ameerika mägesid oma elus. Seda nad ei osanud uneski näha. Nendele paistis nagu vägev karjäär ees olevat, nad vaidlesid seal enne Jeesuse kannatusi ministrikohtade üle, kes Jeesuse paremal käel, kes vasakul käel ja kõik see paistis nagu olema selline perspektiivikas tulevik, mis neid nüüd ees ootab. Ja see, mis siis toimus, oli nagu täiesti. Nii et nad olid segaduses. Ja selles mõttes see hirm, mis nendel oli, tõenäoliselt ei olnud ainult üks niisugune võib-olla kerge ebamugavus või kerge niisugune kartuse hetk lihtsalt. Nad ikkagi olid tõesti olukorras, kus nad ei saanud aru, mis toimub ja nad ei saanud aru, et kui nüüd need asjad juba olid toimunud kõik Jeesusega ja muidugi nendega, siis tõenäoliselt ka meie oma elus vahel mõtleme, et kui niisugused halvad asjad nagu juhtuvad meiega, me mõtleme, mis järgmiseks tuleb veel. Et kas see nüüd on kõik, kas see faas nagu saab nüüd läbi lõigatud ja nüüd hakkab midagi jälle paremaks minema või tulevad veel mingid järgmised uperpallid. Me ei tea, eks ole, ja jüngrid ka tõenäoliselt ei osanud nagu mõelda ja olid sellises kaitseseisundis. Ja nüüd sellesse olukorda astub Jeesus korraga sisse ja ütleb rahu teile. Ja tegelikult selles tekstis me näeme isegi, ta ütleb seda lausa 2 korda. Kui on pulmad, sünnipäevad, mingisugused tähtpäevad, me soovime kõik üksteisele õnne. Sirutame käe, võib-olla kallistame. Mõnedes kultuurides on komme ka veel selline suudlus, eks ole, mis kõik nagu käib sellega kaasas, eks ole. Nüüd mõte on ju see, et tegelikult me inimestena anname üksteisele edasi oma parimaid soove. Aga kui Jeesus astub nende jüngrite juurde seal kinnises ruumis, ja ta ütleb nendele rahu. Ja kui me nüüd mõtleme korraks, kes Jeesus on, ta on Jumala poeg. Siis Jeesus ainult, see ei ole üks hea soov, vaid see tähendab ka, et tegelikult Jeesus päriselt ka annab selle rahu. Ta päriselt kehastab seda rahu. Ta päriselt toob sinna selle rahu. Selle taga ei ole ainult ühed sõnad, vaid selle taga on reaalsus. Rahu. Ja ükskõik, mis olukorras meie võib-olla ei oleks täna, võib-olla Jeesus tahab mõnele meist öelda täna rahu sulle. Rahu. Ja ta ütleb seda lausa 2 korda.
üks teine tekst Matteuse evangeeliumi lõpust räägib sellest samast olukorrast nende jüngrite elus, kes 4 pühapäeval siis on ülemises toas. Matteuse evangeeliumi 28. peatükist, salmid 16 ja edasi me loeme. Ja need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, aga mõned olid kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile ja ütles, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Seal on need segaduses jüngrid, kontroll oli täiesti nagu kadunud ja paistis, et see, mis Jeesusega juhtus, see on lõplik, aga seal Jeesus astub nende keskele üles tõusnud issandana ja ütleb, minul on kõik meelevald. Ükskõik, mis olukorras meie ei ole inimestena. Ükskõik, mida me ei kogeks ja kui läbi kukkununa me vahel ennast ei näeks. Jeesus tahab öelda, minul on antud kõik meelevald. Ja just sellistele kartlikele jüngritele seal ta annab läkitusülesande. Tegelikult nendes mõlemates tekstides, Johannes evangeeliumis ja ka Matteuse evangeeliumi lõpus, Jeesuse need viimased kohtumised oma jüngritega. Nende nii-öelda selle segaduse nagu keskele mingisuguse uue rahu toomine tegelikult ja püha vaimu tõotuse andmine, see seostub otseselt ka missiooni ülesandega. See seostub sellega, et nüüd jüngrid ei ole aeg vaadata taha. Huvitav, et Jeesus ei hakanud nendele pakkuma mingit teraapiat seal ja mingisugust niisugust nõustamist, et nad sellest haavatud olekust nii-öelda nagu välja tuleks. Mitte, et see halb oleks. Igal asjal on oma koht, eks ole. Aga Jeesus tegelikult need kartlikud ja segaduses olevad jüngrid, nende tähelepanu suunab nüüd sellele, mis on ees. Ta ei jää haletsema nendega koos, te vaesekesed küll ikka on väga kurb, mis te olete siin pidanud kõik minu pärast läbi elama ja nüüd siin me oleme koos ja vaesed meie. Ei, Jeesus ütleb, rahu teile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, nüüd hakkame pihta alles. Nüüd alles hakkame pihta. Et see, mis siiamaani 3,5 aastat oli, see oli soendus. Nüüd alles läheb päris asjaks. Ja veel parem teil on, kui mina lähen ära ja see, kes teie juurde tuleb, tema aga koos te hakkate alles liikuma. Ja elama seda päris elu. Mõtle. Ja ma usun seda, et tegelikult see sama pilt kehtib täna meie kohta. Ükskõik, kus me täna oma elus ei oleks, ükskõik, mis ei oleks olnud. Jumalal on meie jaoks uus algus. Jumalal on meie jaoks üks uus perspektiiv. Huvitav, Luuke evangeeliumist ma tahan ka lugeda natukene 24. peatükist. Luuke evangeeliumi 24. See on ka siis tekst, mis kirjeldab seda olukorda pärast Jeesuse ülestõusmist. Ja siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama, see on 45. salmist edasi. Ja ta ütles neile, need on nüüd Jeesuse sõnad, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma. See pidigi nii olema. See oli juba Jumala plaanis nõnda viisi ette nähtud. Ja tema nimel nüüd peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas. Alates Jeruusalemmast ja sealt edasi. Teie olete nüüd nende asjade tunnistajad, ütleb Jeesus, ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütakse väega kõrgest. Jüngrid veel ei saanud tõenäoliselt, kui Jeesus neid sõnu ütles, nad ei saanud tõenäoliselt päris hästi aru, mis see vägi kõrgest, mingi asi tuleb. Ta oli varemalt rääkinud sellest, et tuleb teine trööstija. Ja siis, kui Jeesus läheb taevasse, siis ta ütleb veel Apostlite tegude raamatu 1. peatükis 8. salmis, kes on piibliga tuttavad, siis muidugi tõenäoliselt me seda salmi ka teame. Aga ta ütleb siin nõnda, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle
ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas, kogu Juuda Samaaria maal kuni ilmamaa ääreni välja. Jeesuse surm Golgatal valmistas ette võimaluse, et iga inimene selles maailmas võib leida rahu Jumalaga. Ja kui siin on täna keegi või keegi, kes seda jutlust kuulab, kui sul ei ole rahu Jumalaga, siis Jeesuse Kristuse surm Golgata ristil tähendab, et kõik on valmis, et sa võiksid leida rahu Jumalaga. Ainukene asi, mis sa pead tegema, on, et sa võtad selle vastu. Varasematel nelipühi liikumise päevadel sajand tagasi oli ka nelipühi liikumises üks selline nagu, see ei olnud eraldi õpetus, aga ta oli üks eraldi selline oluline rõhuasetus, mis võib-olla vahel täna kipub isegi nagu ära kaduma, aga see oli siis termin või selline määratlus Jeesuse lõpetatud töö. The finished work of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse lõpetatud töö ja selle all mõisteti siis seda, et Jeesuse surm risti puhul on piisav ja me ei pea mitte midagi sellele juurde lisama, me ei saa midagi sellele juurde lisada ja see Jeesuse lõpetatud töö on teinud nüüd täielikult võimalikuks meie rahu Jumalaga. Selline termin, Jeesuse lõpetatud töö. Küll aeg-ajalt me kogudustes satume olukordadesse, kus me nagu võib-olla isegi mitte tahtlikult, aga tahtmatult lisame sinna veel midagi juurde. Ja nõnna, kui me lisame sinna kas või ühe väikese mingisuguse asja juurde, et meie ka peame justkui veel midagi tegema, siis tegelikult me teeme tühjaks selle, mida Jeesus tegi. Jeesus suri, et sinul võiks olla täielik rahu. Ainukene asi, mis sa saad teha, on võtta see usus vastu. Ütelda, Jeesus, ma tänan sind sinu risti eest. Ma tänan, et sa kandsid minu patud. Ma tänan, et sa kandsid minu haigused. Sa kandsid kõik pimeduse ja kõik selle segaduse, mida ma olen oma elus kandnud, selle risti puule. Ja ma võtan vastu ja ma tunnustan seda, mida sa oled teinud minu heaks. Golgata ristist absoluutselt piisab. Jeesus murdis kõik pimeduse ja kuradi väed. Ja enam ei ole pimedusel, ei ole enam segadusel ega kartusel viimast sõna või meelevalda meie elu üle. Püha vaimu väljavalamine nelipühal ja tema vägi nüüd teeb võimalikuks, et see Jeesuse lõpetatud töö hakkab päriselt toimima meie elus. Sest püha vaim teeb selle elavaks. Püha vaim teeb meid võimeliseks seda elu elama, millest Piibel meile räägib ja mida Piibel õpetab, kuidas me peaksime selles maailmas elama. Ja Piibel õpetab meid elama teistmoodi, kui see maailm elab. Selles ei ole kahtlustki. Eks ole, ja selles mõttes inimliku jõuga Jumal ei ole mõelnud, et me peaksime kristlikku elu elama. Sellepärast ta saatiski püha vaimu, et me elaksime püha vaimu jõus ja püha vaimu väes. Sellepärast täiesti eraldi termin Uues Testamendis, mida me võime ka lugeda apostel Pauluse kirjadest eriti, on elu vaimus. See ongi elu pühas vaimus. Ja teine aspekt selle kristliku elu juures on kristlik teenimine ehk Jumala riigi töö, kui me niimoodi võime seda ka öelda. Et Jumal ei ole mõelnud, et me teeniksime teda ilma püha vaimuta ja ilma püha vaimu tööta ja mõjuta meie elus. Jumal ei ole mõelnud, et me teeniksime teda oma jõuga. Mitte kunagi. Jeesus isegi ütleb niimoodi Johannese evangeeliumi 14. peatükis, et ma ei jäta teid vaesteks lasteks. See on nüüd vanas tõlkes. Uues 97. aasta tõlkes on ma ei jäta teid orbudeks. Kui püha vaim tuleb meie ellu, siis tema hakkab varustama meid selle jumaliku jõuga, et me suudame elada selles maailmas Jumalale meelepärast elu. Ja mitte ainult, et me suudame, vaid tegelikult isegi, et me tahame.
ja see on see, mis teeb vana lepingu ja uue lepingu vahel selle vahel. Vana lepinguga me pidime käsku täitma. Uue lepinguga me tahame elada selle käsu kohaselt. Me tahame elada Jumalale, sest me armastame teda. See on see, mida Püha Vaim teeb meie elus. Ta täidab meid Jumala armastusega, ta täidab meid armastusega Jumala vastu ja mitte ainult Jumala, vaid ka inimeste vastu. Ta täidab meid armastusega. Niisiis, Jeesus saadab oma vaimu ja see on seotud ülesandega või missiooniga, mis ta annab meile, mida ta andis jüngritele. Ma ei tea, kus sina täna oma elus oled või mis on need teemad, millega sa oma elus tegeled. Aga võib-olla on mõni täna siin või mõni inimene, kes seda jutlust kuulab, olukorras, kus sa oled ennast nende jüngrite kombel nagu sulgenud selles kartuses ja hirmus, sest elu on teinud sulle haiget. Mingil põhjusel on juhtunud asjad, mida sa ei tahtnud, et oleks juhtunud. Ja nüüd sa püüad vältida uuesti haiget saamist ja oledki pugenud kuskile peitu. Oma sinna kuskile peidupaika. Võib-olla mitte füüsiliselt, aga mentaalselt, emotsionaalselt. Sa oled väga hea kandidaat, et Jumal võiks täita sind Püha Vaimuga, sest ta tegi seda jüngritega. Jumal ei kanna meid maha. Kui oluline on see, et me ei kanna ennast ise maha. Kui oluline on see, et me teeme ennast jätkuvalt Jumalale kättesaadavaks ja kättesaadavaks sellele, mida tema tahab meie elus teha. Sõltumata sellest, mis minevikus või eelmistel päevadel, nädalatel, aastatel on meie elus toimunud. Me elame katkises maailmas. Me saame haiget, asjad juhtuvad, mis me ei tahaks, et juhtuvad. Aga Jumal ei kanna meid maha. Ta ei kannud jüngreid maha. Võib-olla sa vaatad ise enda peale ja sa oled teinud asju, mida sa ei oleks pidanud tegema. Ja need asjad kuidagi, sa tead, mis asjad need on, sa elad nendega. Ja nüüd paistab, et see, mis on juhtunud, see, mis sa oled teinud, paistab nüüd nii, et see määratlebki kogu sinu ülejäänud elu. Ja need asjad või see asi on nagu üks suur kivi sinu jala küljes. Ükskõik kuhu sa lähed, see nagu lohiseb sinuga igale poole kaasa. See kogu aeg tuletab ennast sulle meelde. See nagu istub su kaelas, kui nii võib öelda. Ja sul on selline tunne, et kas on lootust, et tegelikult ühel päeval nagu selle mõju, mis on olnud minevikus, mis sa oled teinud valesti, et selle mõju ühel hetkel nagu saab läbi lõigatud ja sinu elul on ka lootust tulevikku. Võib-olla sa vaatad iseenda peale ja mõõdad iseennast iseendaga. Ja nagu ütled iseendale oma mõttes, et selline mu elu ongi, sellist elu ma saan elada, lagi on siin, siit kõrgemale see lagi ei liigu. Ja oled andnud endale hinnangu, kui kõrge sinu elu lagi on. Erinevate võib-olla mineviku tõttu, võib-olla lapsepõlve tõttu, võib-olla mingite asjade tõttu, mis elus on olnud, võib-olla hetke olukorra tõttu. Ja neid asju, mis me võime oma elus näha takistustena, neid võib olla veel mustmiljon. Nii palju, kui on inimesi, me ei kujuta ette vahest, mis tegelikult meie inimeste peades liigub ja kuidas me mõtleme ennast mingisugusesse olukorda kinni. Sulgeme ennast mingisugusesse olukorda oma mõttes. Ja saatan teeb oma parima, et sinna mitu vinti veel peale keerata ja et ma oleks täiesti maoli maas ja me ei näeks mingit lootust ega tulevikku. See on tema taktika, see on tema viis. Ta tuleb kurjal päeval. Ta ei tule siis, kui me oleme võidukursil ja halleluuja on huultel ja süda hõiskab. Aga ta tuleb siis, kui meil on halb päev ja trambib meie peal. Aga mul on hea uudis sulle. Jeesus ei vaata täna selle peale, kes sa oled, selles mõttes, mida sa endast ise arvad, millega sa võitled või millise hinnangu sa oled endale andnud. Tema arvestab sellega, mida Püha Vaim võib sinu elus teha. Tema arvestab sellega ja sinna sisse on juba
tema plaani on arvestatud sisse ka kõik meie inimlikud puudused ja vead. Need on osa Jumala plaanist. Aga oma püha vaimuga ta silub need meie puudused ja täidab meid oma armuga nii, et ta teeb meist oma tööriistad. Nii nagu ta tegi Jeesus tegi oma esimeste jüngritega. Ajaloost on teada, et siin Eelimi koguduses, kui kogudus ka siis 2 maailmasõja vahelisel ajal tegutses siin, siit kostsid rõõmuhõisked ümbruskonda. Siin kõrval oli politseiosakond ja see häiris inimesi. Kujutate ette, inimesed, kes tulid, said täidetud püha vaimuga, said täidetud jumaliku rõõmuga ja see häiris inimesi. See, kui keegi kuskil baaris kõva häälega karjub ja mingisugused hääli teeb, seda võetakse kui paratamatust või see on nagu elu osa, eks ju. Sinna ei ole midagi teha, inimene on võib-olla purjus ja elab ennast seal nüüd välja, eks ole. Et armsad sõbrad, rõõm ja vabadus Kristuses tegelikult on sellele maailmale alati võõras. Ja see jääbki nii olema. Et seda lootust, et tegelikult see, mida Jumal oma püha vaimu läbi annab, mida ta andis 4 pühapäeval, me lugesime selle teksti lõpus, öeldigi meile, mõned arvasid, et kuule, nad on täis mingit magusat viina hoopis. Eks ole, et selles suhtes see käib kaasas kristliku kogudusega selle esimesest sünnipäevast saadik. Et see maailm võõrastab seda rõõmu, seda rahu, millega Jumal meid täidab. Aga kui me seda päriselt läbi elame ja kogeme, me ei tahaks seda vahetada mitte millegi vastu. Mitte millegi vastu. Nagu pastor Oolius ütles, 40 aastat juba ja ma ei vahetaks seda millegi vastu. Vahel me kipume oma kristlikus elus ikka rõhutama seda, mida meie teeme ja kuidas me pingutame ja kuidas me oleme tublid ja siis me muidugi tunneme süüdi, kui me ei ole nii tublid. Täna on tegelikult minu elus üks väga tähtis päev. 35 aastat tagasi olin mina jõudnud 21-aastase noore mehena sellesse kohta oma elus, kus ma tundsin, et ma nii edasi ei saa, ma nii edasi ei taha ja ma nii edasi ei oska ka. Ja ma olin küll kasvanud kristlikus kodus, ma olin saanud kristliku kasvatuse, aga mingil hetkel teismelisena ma tundsin kuidagi, et see kogu kristlik elu igav. See kiriku elu, kõik, kui ma seal olin, mulle tundus see kõik niisugune, et kuidagi ja see, mis ümberringi toimus, mulle tundus, et elu käis nagu palju rohkem väljaspool kirikut kui kirikus. Ja täna ma mõistan täiesti teismelisi, kes ka nagu maadlevad sellega, ma mõistan vanemaid, kellel on teismelised ja kellel võib-olla on nagu keeruline leida tee kirikusse või tulla kogudusse. Ma olen seda kõik ise läbi elanud. Ja ma proovisin igasuguseid asju oma elus. Ma ei hakka detailides hetkel minema, see ei ole hetkel oluline. Aga mingitel hetkedel ma hakkasin tundma ja ma hakkasin ka erinevatel pidudel inimestele, sõpradele rääkima, et minust saab ühel päeval usklik. Ja nemad naersid mu välja, et Ago, sinust. Seda küll ei ole. Täna muidugi paljud inimesed ei arva, et minu elus üldse niisugune faas oli. Aga selge oli see, et ka minu siis lähisugulased ja kes iganes püüdsid nagu erinevatel viisidel mind kuidagi nagu Jumala poole meelitada ja ega see eriti ei töötanud. Ikkagi Jumal pidi selle tegema. Ja siis ma jõudsingi sellisesse kohta, et ma lõpuks põgenesin linnast isegi ära, läksin maale elama vanaisa juurde, siis vanaisa täpselt 35 aastat tagasi ütles, et ma lähen Helmut Rütmiku teenistusele. Et tule mulle kaasa autojuhiks. Ja ma ei tea, kas tal oli mingi tagamõte või ei olnud, aga ma millegi pärast nõustusin. Ja ma läksingi siis kaasa ja me jõuame Saue mõisa. Saue vabakogudus tollel ajal oli just alustanud ja seal Saue mõisas tollel õhtul siis laulis metodisti kiriku noortekoor või midagi siukest. Kõik need noored, kellega ma tegelikult olin koos üles kasvanud ja siis Helmut Rütmik jutlustas. Et tollel õhtul seal Saue mõisas, mina istun viimases pingis, täitsa taganurgas ja mul oli ülipiinlik, et need noored ju teadsid mind ikkagi ja mina ka natuke teadsin, kuigi ma ei olnud nendega üldse suhelnud aastaid. Ja mul oli väga-väga piinlik, et ma nüüd olen siin
ja ma kuidagi olin nii läbi omadega, et ma kogu selle teenistuse ainult nutsin. See on otseses mõttes. Ma ei mäleta sealt palju suurt mitte midagi, aga see kõik kuidagi oli nagu nii emotsionaalne, et ma ei suutnud oma pisaraid tagasi hoida. Ja ma mäletan siis teenistuse lõpus pastor Helmut Rüdmik kutsus inimesi andma oma elu Jumalale. Ja tollel õhtul vist seal olid kõik siis kristlased koos. Igal juhul kedagi ette ei läinud. Ja mina ka ei julgenud minna. Ja siis ta korraga loeb selle Mattuse evangeeliumi 10. peatüki 33. salmi, kus ta ütleb, et see, kes mind salgab inimeste ees, seda salgan mina oma isa ees. Kes on piibliga tuttav, see tekst on tõenäoliselt teada. Ja see torkas mulle sisse või selles mõttes hinge ja ma sain aru, et ja ma siin praegu häbenen küll, aga mul ei ole varianti. Igal juhul ma leidsin ennast sealt eest, ta palvetas minuga koos, ma ei mäleta sellest peaaegu mitte midagi. Aga ühte ma tean ja seda ma tean nagu väga kindlalt, et me sõidame sealt ära ja siis jälle mina istun Žiguli roolis seal vanesaga sõidan ja sealt Sauelt tuleb see Pärnu maantee linna poole ja seal on need mõlemal pool suured põllud ja see koht oli täpselt, kus mu pilk silme ees oli korraga nagu üks niisugune nagu minu elu märkmik. Niisugune nagu märkmik ja siin eelmised lehed oli kõik minu senine elu. See oli täis kirjutatud. Ja nüüd korraga see uus leht, mis minu elus sai pööratud, see on täiesti puhas, see on valge ja nüüd Jumal hakkab siia kirjutama minu edasist elu. Mul pole tõrne aimu, mis see toob, mul pole tõrne aimu, kuhu mu elu võiks nagu välja minna. Täna 35 aastat hiljem ma lihtsalt ütlen, Jumal, see on totaalne ime, mis minu elus kõik on üldse toimunud. Ja tollest õhtust alates, siin on palju detaile veel, mis kõik on juhtunud ja toimunud, aga tollest õhtust alates sai alguse minu elus tegelikult see teekond, mis on mind toonud tänasesse päeva. Ja Piibel ütleb väga selgelt seda, et me sünnime vaimust, me sünnime uuesti. Jeesus õpetab seda. Püha vaim sünnitab meid. Ja tegelikult püha vaimu töö selles maailmas on nähtav ka meie elus, kui me tahame seda märgata. See ei ole niimoodi, et püha vaim ei tee midagi ja küll on nagu kehvasti. Püha vaim teeb igal ajal midagi. On ärkamise ajad, kui püha vaim valatakse välja ja tulevad võib-olla suuremad massid, inimesed tulevad patu tundmisele, pöörduvad ja on ka vaiksemad ajad. Aga püha vaim teeb oma tööd, sest ta saadeti siia maailma mitte ainult nii-öelda üheks päevaks, vaid ta saadeti siia, ta on alati meiega, ta on alati sinuga. Ta ei jäta meid mitte kunagi maha. Ja tema on nii kaua siin täpselt, kui on vaja. Ja nii kaua, kui siin on kogudus. Sest kogudus sündis pühast vaimust. Ja kui Jumal võtab oma koguduse siit ära, siis aga selles mõttes me ei tea, ma ei julge seda õpetuslikult väita, kas püha vaim jääb siia alles ja mis viisil, eks ole, aga selle kohta on ka armatud, et siis nii-öelda ka püha vaim ei ole sellisel määral enam meile märku andmas, meid juhtimas siin ja nii edasi. Nii et kasutame seda armuaega, mis meil on antud. Elame täiega Jumalale. Oleme täidetud püha vaimuga ja teenime Jumalat nende andidega, mida tema meile on andnud. Sest et tegelikult ka neid ande kasutades selle püha vaimu mõju meie elus kasvab. Kui me ei kasuta neid ande, siis selle püha vaimu mõju ka meie elus lihtsalt väheneb, sest et see on nagu surnu meri. Eks ole, kui välja midagi ei voola meie elust, siis läheb umpseks. Aga Jumal tahab, et me jagame välja seda, mis ta meile on andnud. Tõuseme palun ühes koos, me palvetame. Isa taevas, täna on 4 püha. Täna on see päev, mil me mõtleme sellele kõigele, mitte et me muidu ei teeks seda, aga me mõtleme täna eriliselt sellele tänutundega, mida sina oled Jumal teinud, mida sa oled teinud ajaloos. Me täname, et sa oled võtnud ka need ebatäiuslikud inimesed, need mehed seal Galileas ja kogusid nad kokku, tegid neist enda jüngrid. Ja vaatamata nende puudustele ja nende hirmudele ja nende takistustele ja väljakutsetele, ometigi sa võtsid neid ja talutasid neid läbi erinevates elusündmuste ja täitsid neid oma püha vaimuga ja tegid neist ühed võimsad tööriistad. Täna ka sinu kogudusena me palume Jumal,
täida meid, täida meie kogudus, et me võiksime olla tööriistad sinu käes selles linnas, selle maa ja rahva keskel. Isa, siin me oleme ja me tahame täna anda ennast uuesti sinu kätte instrumentideks, mida sina saad kasutada, Jumal. Puhasta meid, pühitse meid, et me võiksime olla sinu käes need astjad sinule meelepäraseks kasutamiseks, mida sina oled mõelnud meie igaühe kohta, mida sa oled mõelnud selle koguduse kohta. Issand, me täname sind selle eest, et sinu püha vaim ei ole lõpetanud. Me elame armu ajal ja täna ka, Jumal, me võime tõsta oma pilgud kõrgemale ja ütelda, Jumal, siin me oleme. Vii meid siit edasi, kasuta meid ja tarvita meid. Ja las sinu nimi olla austatud meie eludes, meie elude kaudu, kus me liigume ja käime, ka selle koguduse kaudu, kus me koguneme. Ja Jumal, täname sind, et tõesti meie lootus ei ole mitte meie endi peal. Me ei mõõda sinu tööd kuidagi iseendaga ja ei taha mõõta. Anna andeks, kui me oleme seda teinud. Jumal, aga me tahame lasta sinul mõõta meile mõõdunöörid. Me tahame lasta sinul mõõta meile, Jumal, need kohad ja paigad, kuhu sina meid tahad viia, kus sa tahad meid kasutada, mis viisil. Ja Jumal, milliste paikade peale, Jumal, sina tahad ka meid viia. Tänu sulle selle eest, mis on olnud, aga tänu selle eest, mis saab veel olema, Jumal. Me anname sulle au, me anname sulle kiituse ja ülistuse Jeesuse vägeval ja võimsal nimel ja koos kogudusega me ütleme üheskoos. Aamen, aamen. Olge õnnistatud väga ja kas me laulame nüüd üheskoos veel?